Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudija konstruktiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 33 võeti hästi vastu, samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkamegi tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Kas rohemuinasjutu lõpp on lähedal, sest New Yorgis lammutatakse juba tuulikuid? Kas Saksa suurfirma Uniper soovib suuri gaasihoidlaid sulgeda? Kas Taani tuuleenergiakontsern Ørsted koondab ka töötajaid? Kas Hiina teadlased analüüsivad lääne elektrivõrkude nõrkusi? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust, nagu ma alati olen soovinud. Ja proovime nüüd alateadvust teadvuseks teha ja võib-olla jõuame ka üliteadvuse juurde. Ja näete, kõrval on need 2 sümbolit, 3 ainsust ja selle kohta suunan ka teile mõtteid. 2 saadet on Universumi ainuväljast on juba juttu olnud, vaadake see Jaan Järvik ja Laav, see on ainuväli, nii et vaadake neid saateid ka, et sealt saate ka asjale pihta pikkamööda, siis näete, kuidas see maailm ja universum toimub. Ja mis me siin ikka heietame, päris pikka saade tuleb, palju küsimusi on tulnud, liigume siis ilusti slaidide juurde. Küsimus oli, et kas on nüüd rohelise muinasjutu lõpptulekul, selline pilt on olemas ja soovitan seda ise ligemalt vaadata, sest seal on ka video peal, kuidas need tuulikud põmm lõhki lähevad. 7 tuulikut. 25-aastane tuulepark New Yorgis lasti õhku. 7 tuuleturbiini Madison New Yorgi osariigis muudeti sekunditega ohtlikeks jäätmeteks. Need lammutati pärast 25 aastat kestnud tegutsemist, kuna nende jõudlus on drastiliselt langenud. Nüüd plaanitakse piirkond taas looduslikuks muuta. Näete, meie võtame maha, aga seal hakkavad uuesti tagasi minema. Nii et mõelge, kes ei ole asja näinud, vaadake need igasugused mõõteriistad, mis varem tahti. Näiteks Meger oli vändaga, minu mehed meenuvad, need on igavesed, sai kunagi proovida ka kalibreerimissüsteemis, nad tootsid vastavalt alalisvoolu pidevalt, väntad vastava kiirusega. Aga tänapäeval on Meger patareide pealt ja kui külma ilmaga lähed mõõtma, siis kas saad selle õige pinge sealt kätte, keegi ei ütle. Ja patarei, kui on tühi, ega ta siis ei anna ka pinget õieti. No niimoodi on tehtud, et vanasti tehti igavesed asjad. Ja veel üks vahemärkus, võib öelda, et autoremondimehed ütlesid, et õigete autode tootmine ja tegemine lõpetati 2001. või 2002. Siis mindi plastmassi ja muu sellise kergelt laguneva ja asjade üle. Ennem olid metallist, korrosioonitõrjed määriti ja nad olid igavesed. Näete, need vanad suured traditsioonilised auto sõidavad Ameerika omad ja sigulid ringi. No see oli vahemärkuseks. Läheme siis edasi. Näete, söö ja gaasi ja naftaelektrijaamade eluiga on tavaliselt 25–50 aastat. Tuumajaamadel kuni 60 aastat. No tuumajaamadel tehakse reviis ja ta tõmbab ka sinna 80–90 peale. Siin need Zaporožel tehakse varsti nüüd ülevaatused ja nii edasi. Hüdroelektrijaamad isegi kuni 100 aastat või kauem. Näete, see põrlab ära, seal ainult see laagrite vahetus toimub. Ja tuuleturbiinide ja fotogalvaaniliste, ütleme päikesepateride puhul on see õnn, kui nad suudavad töötada kuni 25–30 aastat. Seal ei ole mitte midagi teha. Paruosad tulevad ja need, ütleme, päikese
süsteem, mis püüab, teeb ringi päikeseenergias, need ju vananevad iseenesest, nii nagu luksmeetrid tuleb ju aeg-ajalt vahetada 10 aastaga ja mis siin läheb. Pärast seda tuleb nad välja vahetada, aga see pole veel kõik ja hiljuti lammutatud Madison maakonna tuulepargi näide on olemas. Jörgi osariik viitab ka teistele probleemidele. Näete, 2000 aastal kasutusele võetud tuulikud tootsid algselt 21 700 megavatti tunnis aastas ja 24 aastat hiljem, kui põmm tehti ära aastaks, oli sellest alles vaid kolmandik. Jagage nüüd 3-ga ja saate numbrid teada. Lähme järgmise pildi peale ja need põhjused, mis on. Väidetavalt on põhjuseks kulumine. Lisaks pole nende turbiinide varuosi enam saadaval. Vaadake, autode ja jupidega on sama lugu. Ostate elektriauto, 3 aasta pärast on vaja tal remontida ja tuleb uus auto osta. Seda on paljud rääkinud. Ei ole tal mälusid, ei ole tal seda juhtimised ja pole võtta, et lihtsam, kui tahate pikemalt ajalt sõita elektriautoga, siis peate 3 tükki kohe ostma endale garaaži, sealt saate varuosi. Ja näete, lisaks ära umbes 3000 leibkonna varustamise asemel saaks lõpuks toita vaid umbes 1000 leibkonda. Näete, 3-ga tuleb jagada, nagu ees oli. Ja tavapärastes elektrijaamades nii kiireid tootmislangusi ei esine. Need kolossaalsed ehitised, mis on ehitatud massiivsetele raudbetoonvundamentidele, mõelge, merest tuleb neid topelt teha, neid vundamenti suuremaid, on nüüd suures osas määratud ohtlikeks jäätmeteks. Kogu piirkond kavandatud taastootlikuks muutmised, kuid kuigi see tuulepark on sõna otseses mõttes tolmuks muutunud, vaadake, näib, et sellest pole veel midagi õpitud. Ühed on jälle vastased, nii nagu see loodusseadus on, vastas ja vastasjõud, jõud ja vastasjõud. Ja näete, EDB Reverababels plaanib vahetus läheduses arendada uut projekti nimega Rolling Upland Wind Farm, nad hakkab veel tegema. Seega nad lihtsalt moonutavad järjekordset piirkonda, aga hiljem taas avastada, et tootmisvõimsus langeb drastiliselt ja pole nende tegevus enam kasulik. Nii. Nüüd jõuame teise küsimuse juurde. Kas Saksa suurfirma Uniper soovib suuri gaasihoidlaid sulgeda? Uniper oli, vaadake, üks põhitarnija, kui oli see need torugaas, kui tuli Venemaalt, mis õhku lasti ja uus, mis tehti see nende ära, siis tema oligi üks osanik 5 sealt. Nii et seda võite lugeda, mis seal nende taga oli. Ma ei hakka siin tootma, küll nad mõtlevad selle asja üle, muudavad nime ringi, kui läheb pankrotti ja hakkab elu edasi minema, aga mina elan siin aastaid natukene ja tuleb järgmine põlvkond, tema elab sama palju või vähem või ja vahetame ja mõtleme. Ja räägime ikka, et noorus on hukka läinud. Nii et gaasihoidlate käitamine maksab raha, kuid ilma odava Venemaalt tuleva torujuhtme gaasita pole ladustamine enam lihtsalt kasumlik. Esimene suurem gaasihoidla suletatakse nüüd. Kalli veeldatud maagaasi ladustamine on majanduslik enesetapp. Euroopa gaasihoidlad on tegelikult mõeldud varustuskindluse tagamiseks külmal aastaajal. No see peab olema lihtsalt lihtne gaas sees surve all, aga veeldatud gaas on väga ohtlik ju. Ta on vaja vees teha ta pärast ringi ja nii edasi, nii edasi. Varem tavapärastel aegadel täideti neid maa-aluseid hoidlad suvekuudel, kui ta sahinal ilusti voolas seal. Järk-järgult odava Venemaa torujuhtme gaasiga. Mida seejärel talvel kõrgema turuhinnaga uuesti müüdi rahvale. See on hooajaline arbitraažpraktika, enam ei eksisteeri. Nii et te peate ostma sellel ajal, kui teda vaja on, aga siis see müüja paneb ka 10-kordse hinna, arvestage ära.
see turumajandus on ära lammutatud, see normaalne, millest me ka nõukaajal õppisime, et kapitalistid ostavad odavalt ja müüvad kallimalt, aga nüüd ostab kallilt ja müüb veel kallimalt. Odav sõna, see sõna on vist unustuse läinud rohepöördega, odav, ainult kallim ja veel kallim. No nii nagu olete kuulnud, ennem oli sitahais oli olemas, aga nüüd on sitalõhn. Noh, asi on paigas, nii et ta sobib lõhnaõli ja muu asja juurde ka, kuna lõhnaaline toode on. Nii, läheme siis edasi, näete, see on hooajaline oli, sest USA-st ja Katarist pärist veeldatud maagaas, mis moodustab nüüd Saksamaa tarnetest märkimisväärse osa, on mitte ainult oluliselt kallim, vaid ka loogiliselt vähem paindlik. Teda pead ümber töötlema, tegema, ta on kallis ja veel pead temaga tegelema, no ta on kallimatest kallim. Selliste gaasihoidlate operaatorite jaoks pole see suvel majanduslikult mõttekas osta ja ladustada gaasi, mis on kallis. Vaadake, et selle veega ja kogu aeg jahuta teda ja mängi temaga, see on väga raske ja kehv lugu. Nii, ja siin ütleb need, mis siis toimub. Seega pole ime, et Uniper Energy's Roge kavatseb nüüd sulgeda. Vaadake ise need sinised jooned, tuletan meelde, on otse viited, faktid, nagu öeldakse, fakt näkku või otse. Me siin on arvamuste ja muinasjutuga nagu ei tegele. Võtame see, mis kirjutatakse see leht ja eks muinasjuttu kirjutavad kõik ju, kõik oskavad muinasjuttu teha, kes paremini. Vaadake, näitlejatel on ka sama, üks on tippnäitleja, teeb täpselt nii, nagu peab olema. Otello näiteks ja seal on, kuidas ta saab hakku Shakespeare'ist, Desdemonast ja aga teine tuleb, teeb ainult sellised virila näud ja ütleb, lugege mu huultelt. Noh, mõlemad on näitlejad. Nii Baiermaa Siimesi järve ääres asuva Breitbrunni gaasihoidla, see on suur hoidla suuruselt 4 Saksamaal, gaasi mahutavusega 11,5 teravatt-tundi. Kuigi ettevõtte väidab, et rajatise sulgamine ei ohusta Saksamaa ja Euroopa Liidu varustuskindlust, võib pikema talveperioodi jooksul tekkida varustuspuudulikkus. Vaadake, uus sõna tuli, ennem oli varustuskindlus. Nüüd see varustuskindlus hakkab ka nagu siin Euroopas minema ajaloo õlma see sõna kindlus. Varustuspuudulikkus tuleb, kuule, täna on 2 korda kõvem varustuspuudulikkust ja saame hakkama. Ja lähme idanaabrit ründama, sest meil on see relvade varustuspuudulikkus olemas kõrgemal tasemel ja nii edasi. Mõelge nende sõnade üle. Sest mina ka, nagu Juhan Liiv ütles, minu erakond on eesti keel ja ma panen kohe vastassõna vastu, siis hakkan võrdlema neid, hakkan kahtlema ja võrdlema. Kui rohkem hoidla operaatorit taotleb ja saab sulgemisluba. Ja Uniper kukkus juunis Breitbrunni gaasihoidla võimsuse oksjonil, näete, läbi. Oksjonid käivad, see on ka oksjoniga, seda võib ka nimetada, ütlema persi värk, et kukkus persil läbi, tahtis liiga ahneks läks või. Keegi ei tahtnud seal gaasi hoida, see oli lihtsalt polnud kasumlik. Taas peab riik, see tähendab maksumaks. Vaadake, siin tuli jälle termin sisse, meil on selline ajakirjanik nagu Andres Raid, ta on meest 1000 või palju neid on otsinud ja tahtnud riigile saada sünonüümi või seda definitsiooni, mis on riik. Ja näete, siin tuleb ju lihtne vastus ära, et riik on see maksumaksja, ülejäänud on riigist väljaspool, kes see maksu ei maksa, kes makse vastu võtavad, need on teises asendis. Ja näete, siin me võibki öelda sellist ära, et on olemas plaan A ja plaan B olemas, et on vastasjõud peab olema, nii et plaan A ei taha kuidagi ennast muuta, tema on nagu riik, aga plaan B on need maksumaksja, tal ei ole millegi eest maksta ja ta on nagu vastandiks, aga keegi ei taha nagu enamuses mõelda, arvavad, et ta ei viitsi midagi teha, et lihtsalt siin mängib mingit peed. Nii.
sekkuma, et tagada energiavarustus kogu talvehooajaks. Selline rahaline koormus langeb kodanike ja ettevõtete õlule. Näete, see on riik nüüd, ettevõte on ka maksumaksja, aga kas seal Riigikogus istuvad, ta võib ju nimetada, et ta maksumaksja, seal oma tulumaks ja sotsmaks, aga kas ta toob midagi sisse, kui ta siin teeb seaduseid, siin kliimaseadus vaja vastu võtta, sest kui seadus tuleb vastu, siis saab ju esitada arved kellele või millele. Päike on kliima osa, on ju. Maakera on põld, kui on kuivanud, see ütleme, või on üle soostunud, siis sinna arved, soos on vähe vett ja arvutada ei oska, aga maksu saab peale panna. Aga kõige parem on kuule ka panna, et nii vahel on täis kuu, siis saaks nagu rohkem küsida täis hinna. Ja kui on see veerand kuu, no siis saab veerand hinda küsida. No ma ei tea, ma olen see tehnokraat, kui on siin näete, kliimaseadus tuleb, elektriohutusseadus läks ära, eks me proovime selles saates ka see, mis asi see elekter on, soovitan vaadata. Ainuvälja, universumi ainuvälja see saade, see seal arutavad mehed, kas on elekter olemas või ei ole ja proovime sealt ka teada saada, võib-olla sellepärast, et need mehed ja minagi ei tea, mis see elekter on, võin teile kohe üles tunnistada. Võib-olla sellepärast valitsus, kes selle 2015. meil ära likvideeris, samuti teab, et elektrit ei ole olemas. No. Siis kui elektrit ei ole olemas päriselt, siis ei saa elektrimaksu ka küsida või kuidas see on, mina olen igatahes segaduses, andke mulle nõu ja kommenteerige või kirjutage, küsige, proovime kuidagi halbe saama. Ja näed, lähme siis edasi. Ma siin ka natukene oma subjektiiveid mõtteid paneme. Ja nüüd näete 3. küsimus, kas Taani firma Ørsted koondab ka töötajaid? Näete, Taani tuuleenergiaettevõte Ørsted ei pidanud mitte ainult kaasama tohutuid summasid, vaid teatab nüüd ka veerandi oma töötajate koondamist. Ilma Euroopas valitseva rohelise hulluseta oleks ettevõte ammu pankrotti läinud. Alles septembris pidi energiagigant Ørsted end mitme miljardi dollarise suuruse kapitali suurendamise raskustest välja tõmbama. Ilma ligikaudu 9,4 miljardist suuruse värske kapitalita oleks pankrotimenetlus ähvardanud, sest kliimamaania äri pole nii tulus, kui sageli väidetakse. Ta ei saa ilma toetusteta hakkama. Nüüd keskendub ettevõte peamiselt Euroopa turule, kus roheglobalistlik ideoloogia leiab jätkuvalt viljakat pinnast. Nii et mõelge, me oleme ka Euroopa turg. Mõtleme, võib-olla tulevad ka siia. Nii kaua, kui Euroopa valitsused jätkavad toetuste ja garanteeritud minimaalsete ostuhindadega lehvitamist, näete, kui hea sõna, lehvitavad hindadega. Ja ma olen kuulnud, et hinna või sellistele paberitele kviitungitele tekivad ise read juurde. Hinna, mitte ei ole hinnatõus, aga tekivad juurde ja siis tuleb rohkem maksta ja näete, siin on nüüd lehvitavad ka veel nii, et teevad tuult, kui on kuum ilmsi lehviku värki või. Nii, jätkub äri, mida toetavad maksumaksjad elektritarbijad maksimaalsete hindadega. Ainult, et nüüd oluliselt vähemate töötajatega kui varem. See on roheliste töökohtade revolutsioon tegevuses. Näete, roheline revolutsioon hakkab tulema, töötajaid koondatakse ära, aga lehvitame ikka hindasid. Või kuidas see käib, ma ei saa aru. Aitate mind selle koha pealt võib-olla. Ja nüüd 4. küsimus, kas Hiina teadlased analüüsivad Lääne elektrivõrkude nõrkusi küsimus. No, Hiina seadmed on sees, Hiina mäluplokid, kõik on sees, mõelge. Filme küll näidatud, et kui on ikka hea häkker, jätab see auto tee peale ka seisma, kui ta teab sinu asukohta, kõik on teha teil mobiilidega, kus sa asud ja näete, siin ütleb ilusti, sabotaaži risk, Hiina teadlased analüüsivad Lääne elektrivõrkude nõrkus. Siin ei ole minu juttu midagi, vaadake, siin on need sinised
allikad olemas, saate neid vaadata, need, kes neid analüüse teevad. Ega meil Eestis peale valimise tulemuste, ma ei tea, need ei ole ka veel lõplikult ära analüüsitud, juba asjad on nagu ajaõkku jäänud, tulevad jälle valimised, siis seal on enne valimisi analüüsivad üle kõvasti, et reformerid on ikka põigiti pikalt ees, et ärge teised tulge ja nii edasi, nii edasi. Ja näete, siin on ikka analüüsid veel olemas, sest need enne välja mõeldud reitingud või mis siin on, sest minu käest ei ole keegi küsinud, missugune on, tähendab, ma ei ole telefoniga nendel küsitlusandmetel või küsitakse neid, kes on kogu aeg olnud seal reitingus ja ülekuulatavas, et mis sa täna arvad. Ei, ma arvan nii nagu eile, pane kirja, üleeile ka oli sama asi ära, siin sega pane juba tulevikku ka 3-5 aasta pärast samad andmed ja asi toimib ju. See on lihtne looduslik süsteem. Ja näete nüüd, Hiina teadlased aastaid on avaldanud ulatuslikke uuringuid lääne elektrivõrkude haavatuse kohta. Omaenda väga erineva võrgu analüüsimise asemel tuginevad nad simulatsioonide ja rünnakmudelite loomisel korduvalt USA või Euroopa reaalsete võrguandmetele. Nad võtavad neid. Võimalikud kaitsemeetmed ei ole nende Hiina teadlaste jaoks üldiselt huvipakutav teema. Praha energiajulgeoleku uuringute juhina Erika Langerova analüüsi kohaselt, võtke see analüüs lahti ja vaadake, kohaselt käsitlevad 367 Hiina akadeemilist artiklit konkreetselt USA elektrivõrke ja veel 166 Euroopa omasid. Liitke need kokku või lahutage ja saate päris suure ilusa arvu. Paljud neist töödest pärinevad hiljutistest aastatest, kõik on eelretsenseeritud, vaadake, nad on läbi loetud, kontrollitud. Retsenseerimine tähendab on kontrollimine, mitte ei ole niimoodi, et tuleb see poliitiline see avaldus, et näete, see erakond on nüüd eespool, aga ei ole retsensenti märgitud, kes on täpselt need välja kirjutanud, milline ekspert on teinud, kas on matemaatikat ja üldse oskab liita ja lahutada, me ei tea ju. Paljud neist töödest pärinevad hiljutistest aastatest, kõik on need olid vastavad kõrgele teaduslikele standarditele. Näete, Hiina häkkerite, näete, siin ütleb ka ilusti, seesama Erika ilusti. Sissetung lääne kriitilisse infrastruktuuri on juba reaalsus. Meil räägitakse mingisuguse idanaabri häkkeritest, aga ei ole mõtet, sest Hiina kaup ja Hiina häkker on selle kokku pannud, viinatootja, sest ta võib ju häkkida ka ju, teha tööd eespoolt ja tagantpoolt. Seega ehitab lääs oma kriitilisi infrastruktuuri välismaile tehnoloogiale ja suurendab iga uue paigaldatud seadmega oma haavatavust. Roheline üleminek on tegelikult punane sõltuvus. Vaadake jälle, siin juba tunnustavad ka teised, arvavad, et see rohepööre on nagu punapööre ja värav laastavate tagajärgedega rünnakuks. Nii, jääb selle lõpetuseks, paneme siis ära need ja oma artiklis hoiatab Langerova, Hiina teadlased on läbi viinud ulatuslikke, detailseid ja simulatsioonipõhiseid uuringuid selle kohta, kuidas destabiliseerida lääne elektrivõrke. Samal ajal on Hiina küberoperaatorid juba näidanud oma võimet pääseda ligi just nendele reaalsetele süsteemidele. Olenemata sellest, kas nad tegelikult kavatsevad tegutseda või mitte, nõuab see võimete olemasolu juba ainuüksi tõsist kaitseks ettevalmistust. No näete, seda hoiatab Langerova, siin ei ole minu värki midagi. Ja vahel põikeks võin ka öelda, ega näete, siin on see asi on tõsine ja kuna meil ka nüüd Tallinna Tehnikaülikool 4 aastat hakkab otsima tudengeid, no võib-olla siin on ka probleem, et nad oskavad siis võib-olla otsida ka sealt Hiinast või kusagilt, kus kohast nad otsivad neid tudengeid, ma ei tea.
ja näete, ja lääneriikidel oleks tark hüljata illusioon, et Hiina tehnoloogiast sõltuvus on probleemideta ja sabotaaži uks on juba ammu pärani lahti olnud. Igaüks, kes klammerdub jätkuvalt arusaama külge, et kõik on kontrolli all, riskib halvimal juhul kontrolli kaotamisega. Lääne valitsused mängivad oma riikide ja kodanike julgeolekuga. Näete, seda ütleb ilusti siin meil Langerova välja. Nii, ja tuleme siis suurele ekraanile. Et mis ma siin kommenteerin, paneme kokku, mida sa arvad nende 4 küsimuse kohta tuulikute ja Langerova kohta. Ja aitäh sulle, Andres. No see on ju tegelikult teada-tuntud asi juba, et need tuulikud, kui vananevad, eks see paras risu sellest järgi jääb. Kõige pullim ongi see, et kui ütleme paar aastat tagasi ma Facebooki postitasin ka antud sisuga postituse, et kus rääkis, et kuidas tuulikud ei olegi nii rohelised, kui meile väidetakse, et tarbivad seal õlisi ja peale seda ei ole selle risuga midagi peale hakata ja siis Facebook nii-öelda blokeeris ära ja faktikontrollid tulid ja ütlesid, et minu väited ei tugine faktidele, et kõik need tuulikud ja asjad on nii rohelised, et mul ei ole õigust sellele vastu vaielda. Et jaa, sa oled kõik ilusti siin ette lugenud, mis oli ja jätkame siin teemadega edasi. Et kas osa teadlasi on ka teinud avastusi, et tuulegeneraatorid teevad liigset müra? Kas Hispaania kardab uut elektrikatkestust? Kas on ka graafikuid tehtud selle kohta, et saada selgitust, kas tuul ja päike aitavad talve üle elada? Palun, Andres. Nii, jätkame siin, mis siin ikka öelda on. Asume nende slaidide juurde ja vahepeal siis kommenteerime keskelt, anname mõtteid lihtsalt, aga arvestage need, mis need on subjektiivsed mõtted, ma ei kiru siin kedagi, ma ei hakka siin tegema, sest kirumine ei aita ja rõõmustamine ei aita mitte kunagi, sest siis lähed tasakaalusüsteemist välja ja näed, siit üleval on ikkagi see kolmikvärk, üks on ürgisa ehk aine, ema. Kokku tuleb sellele sõnale ju ema, energia pluss mass ja aine, see looduse ainuväli. Ja see annab ema kokku ja mõelge, kuidas see kokku läheb eestikeelse sõnaga, kas ei ole arhailine keel, et saab ka niimoodi kokku panna. Nii, ja lähme siis slaidide juurde. Nii, küsimus oli, kas osa teadlasi on avastusi teinud? On kindlasti, alati on vastu ja edasiminekul on vastujõud ja mitte. Ja on see jooksmine, nagu see on vasta tuult, kes tahavad joosta, nendel on raske. Minusugune ka tahab nagu kogu aeg mõelda, aga ülejäänud, kes jooksuvad kaasa, on nad tehnokraadid või on nad poliitikud, neil on hea seal. Ainukene asi, mille pärast ma ei jookse karjaga kaasa. Vaadake, ma jään selja taha ja kui nad peeretavad, siis ma pean nende seda õhku või lõhna tunnetama, sellepärast ei ole, tahangi arutada läbi. Ja näete, tuuleenergia skandaal, teadlased paljastasid mürapettuse. Näete, siin ütleb ära, vaadake ise Report 24. Uus teadusuuring tõestab, et tuulikute ametlikud mürahinnangud põhinevad vigastel ja füüsilistel vastuvõetamatel mudelitel. Elaniku tegelikku mürataset alahinnatakse süstemaatiliselt. Tulemused on plahvatusohtlikud, kui olete plahvatama paneb. Inimesed on kurdiks jäävad ja nii edasi, nii edasi. Paljud load võivad olla ebaseaduslikud veel. Vaadake, kui nad on seal tuulikuga üleval ja põriseb, tulevad ikka detsibelli mõõtjaga kohale, müra mõõtjaga, nii nagu valguse
tugevuse mõõtjad on olemas, pannakse sinna maja juurde põrisema ja vaadatakse, kas see on või ei ole või tuleb sellest elamud, mis seal on, topeltseinad panna mitte soojustuse pärast, vaid müra pärast ja kuidas see sagedus liigub. Mõelge, kuidas need projektid on tehtud ja projekteerijad peaks olema nimed on all, nad on kõik ohus, ega poliitik, see ei vastuta millegi eest, seda ma võin teile öelda, aga tehnokraadis projekteerijad, nemad võetakse küll nimeliselt kirjanurgast välja, sest tühja kirjanurka ei saa olla ja seal peab olema ka ekspert, kes on päris ekspertiisi teinud, mitte nii nagu meil poliitilised eksperdid on ajalehes peal, seal ta annab ka hinnangu, et seal on kõik korras ja vot kahekesti hakkavadki kohud ja või kolmekesti käima, nii et mõelge, tehnokraadid, kui te ka vaatate seda saadet, kas tasub kogu aeg taga sabas joosta ja paha lõhna kõrval veel ka ohus olla selja taga, kui puuks tuleb. Ja näete, igaüks, kes elab tuulepargi lähedal, teab probleemi, seda sügavat ja ühtlast suminat kuuleb peaaegu pidevalt. Aastad on võimud ja operaatorid väitnud, et müra saaste on kahjutu. Kõik on seaduslike piiride piires, ütlevad nad. Kõik on väidetavalt mõõdetud ja testitud. Kuid nüüd paljastab hiljutine teadusuuring pealkirjaga, näete, tuulepargi müra emissiooni ja leviku modelleerimine, voolu ja paigutuse mõjud. Näete, siin võite praegult mõelda, et ma ajan jälle mingit udu või midagi, mina lihtsalt näitan, kus paberi pealt lugeda, et keegi on teinud, sest mina ei saa siin mitte midagi öelda, sest minu kõrval see tuulik ei ole olnud ja minu arvamus on subjektiivne ja mina mitte kunagi ei arva millegist, mida ma ise ei näe. Mul on lihtsalt olemas 5 meeleelundit. Ma olen teile kogu aeg rääkinud, mina ei saa aru, kes on see Putini-meelne või Trumpi-meelne või Kremli-meelne. Ma tean, Kreml on sein, aga 5 meeleelundit, see ongi, näete, kui ma oleks selle tuulepargi ligidalt, kuulen, näen teda, teen pilti ja mõõdan teda ja siis ma saan aru, kas ta põriseb või ei põrise, aga eemalt, kui on maal seina peal, Mona Lisa maal, ma ei tea, kas ta hingab seal või hinga, aga osa inimesi räägib, et kui ma vaatan seda maali, siis ma näen, kuidas ta võtab mu hingetuks ja nii edasi, nii edasi. Igalühel on omad, nagu öeldakse, meeleelundid ja müratasemed, vot see on. Aga mõõtmine riistad, kui mitu meest jõuavad ühele järeldusele, ühe vastuse peale, vot siis see on juba asi. Nii nagu meil jõuavad ikka valimiserakondade reitinguga jutti kõik ajalehed peaaegu ühele tasemele ja nii. Ja vot täpselt selle, mida kodanikualgatused on aastaid rääkinud. Tuuletööstuses on tohutu müra probleem ja müraarvutused, mille tuulikud põhinevad, on selgelt vigased ja praktikas täiesti kasutud. Jules Collas, näete, juhitud rahvusvaheline uurimisrühm Prantsuse hüdraulika akustika laborist. Näete, siin on olemas, ma ei hakka prantsuse keelt lugema, ütlen ära, ma ei oska prantsuse keelt. On analüüsinud, et kogu maailmas tuuleturbiinide müramudelid ignoreerivad põhilisi füüsikalisi mõjusid. Näete, kuulmine, see on sagedus ja nägemine on valgus, need on kõik inimene füüsika nende meeleelunditega püüab kinni. Kui on hapu ja organism kaitseb, kui on üle soolatud või hapu ja sülitad välja, kui mürk on, jõuad ära pesta, et ta makku ei jõua ja ellu ka. See on see põhiline meeleelund, aga kui ütled, et võtsid midagi mürki sisse ja nüüd võtta seda Kremli meelsust peale, et see aitab siin, ma ei usu seda, aga võib-olla on selliseid inimesi, kes usuvad. Nii lähme siis edasi. Nii, uuringu autorid kasutasid hüdraulikamehaanikat päris kõrglahutusega numbrilisi simulatsioone koos realistlike akustiliste mudelitega. Tulemuseks on täiesti erinev akustiline reaalsus võrreldes tuuletööstuse müraekspertide esitlustega. Neid mõjusid pole seni üheski müra hindamise arvesse võetud, sest rahvusvahelise standardi, näete, siin on standardi number ka,
kuidas see müratase on. Need on, Maurus on Eesti Standardiametist ka saada, EVS, noh, Eesti Vabariigi Standardiamet. Ja Saksa TA lärmi mürakaitse tehnilised juhised. Näete, mõlema poole pealt on. Nõuded ei näe neid isegi ette. Näete, et müra üldse oleks vaja hinnata, tulevad sisse ja tee sellist kolinat müra. Õnneks vaadake, kui võtaks selle päevase asja ka ära, et päeval müristada, et on öeldakse öörahu seadus on olemas ja see ka välja visata, küll oleks hea, küll no müriseks kogu aeg. Ja need ametivõimud käituvad nii, ne poleks see probleemiks, nüüd on tõestatud, et nad eksisid. Näete, kui ilusti ütleb, ametivõimud eksivad. Nad ei valeta, meil on ka öeldud, et kui valimisloosungid tulevad, et seal ei valeta nad, see ongi lihtsalt loosung. Et orraa, 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 paneme, et see on loosung ja kes selle peale läheb ja ei mõtle, ise teavad. Või äkki nad lihtsalt ei tahtnud üksikasju teada. Vaadake, siin on ka mõlemad. Ja tuuleenergiat on vaja iga hinna eest saada. Nii et kõhutuul, suutuul, need tuleks ka sisse liita, hakata raha küsima, kellel on suurem kõhutuul tuleb ja kellel on vängem, see maksab rohkem ja mingisugune andur peale panna, kõnnid sellega. Käe peale on ju kell olemas, näitab südamelöökide arvu, aga siis ka sinna tagumiku juurde, kui plärakas pauk käib, arvestab seal jõusti välja teil ja saadab kohe sinna, kuhu vaja on. Nii nagu nõukaajal öeldud, et helistage sinna, kuhu vaja on. Keegi ei teadnud, kuhu vaja on, aga meie teame täpselt. Ja probleem on tohutu, et tekib küsimus, miks seda varem ei märgatud. Vastus peitub poliitikas, nullenergia ülemineku tuhinus taheti tuuleenergiat iga hinna eest läbi suruda. Mitmed riigid, näiteks Saksamaa, Taani, Suurbritannia lihtsustasid teadlikult lubade väljastamise protsessi. Näete, meil oli ka siin ajalehes vist oli juttu, et osa ei ole palju ilma kooskõlastusteta parke, päikeseparke ehitanud. No seda te oskate ise lugeda, näete, aga siin on teised riigid ka, need on suuremad selle asja juures. Edasi. Ja vot selle kollase teadlase juhitud teadlased on näidanud, et suurte tuulikute järel tekkiv turbulentsi põhjuste saagikuse kadusid, need müriseb kolinaga, vaid võimendavad ka rootorite tekitatud müra. Ametivõimud hindavad müra jäigalt keskmiste väärtuste, näiteks pideva helitaseme järgi. Kuuled, et kogu aeg, et vahepeal kadus ära, aga neid lööke ei ole, ei kuulda. Kuid inimesed ei kannata teoreetiliste keskmiste all. Need me oleme ka keskmised eestlased, kui pikk on 1,80 m, aga on mõni kolakas poiss ka üle 2 meetri korvpallis ja mõni lühem ka, aga kas nad on ikka eestlased või on keskmised? Nad siin ei arvesta ka, ütleb, aga müra juures arvestatakse keskmist. Kõik on ühe pikkused ja nõukogude ajal oli ka ju kommunismi värk, olid kõik ühtlaselt võrdselt vastavalt vajadusele, aga mõnel oli vajadused suuremad, siis tema oli parema koha peal ja sai vajadusi rohkem. Vaadake, need laused on sobivad ka siia. Näete, kuid inimesed ei kannata, keskmist all nad kannatavad pideva rütmilise rõhu all, mis pulseerib lainetena üle maastiku. Unehäired, stressireaktsioonid, närviline ärritus, kõik need on meditsiinilistes uuringutes dokumenteeritud, kuid poliitiliselt ebasoovitavad. Vaadake, meditsiini läheksid arsti juurde ka, et sul on paha olla, siis ütleme, et see poliitiliselt oled terve ju, või kuidas see käib. Tuuleenergiatööstus varjab seda probleemi tavaliselt, nihutades fookuse infrahelile ja väites, et see on kahjutu. Kuid uuring näitab, et probleem ei ole mingi müstiline sügav pass või vandenõuteooria, vaid pigem reaalne aerodünaamika. Ootamatult tugev heli levib otse kuuldavast vahemikust, täpsemalt sagedusvahemikest, mis on tõestatud, mis mõjutavad und ja autonoomset närvisüsteemi. Maailma Terviseorganisatsioon, WHO, soovitab elamupiirkondades piirmääraks 45 detsibelli.
vaadake, maanteedel on ka, kui on need kiirteed on, siis kus on maja, sinna kõrval on ka ehitatud müratõkkeseinad. no vot, siin tuleks ka need siis müratõkkeseinad ehitada kohe nii kõrged sinna ka koos, et ta seal väntab seal tõkke sees või, aga tal siis ei ole tuult või, siis tuult tuleb pumbata juurde või kuidas see on, näete. kuid uute mudelite kohaselt on need piirid selgelt ületatud, aga kui jah, kui kliimaseadus vastu võtta, vot siis saab küll ju seda asja kasutada, näed, mul plahvatab ka ju, siis paneme tuuletõkked ja puhume ja trenni ja kui on, kes käivad jõusaalis, väntavad neid tuulikuid ringi, kui nad tuult ei ole ja asju on võimalik kogu aeg teha edasi. ja nüüd näete, siin on küsimus, kas hakkavad ka kohtuasjad tulema nende müraasjade peale, et inimeste tervist on vahel. kas võimud lihtsalt pigistasid silma kinni või varjasid seda aktiivselt? see ei ole väike mõõtmisviga, vaid müra saaste süstemaatiline alahindamine. kuid föderaalne saastekontrolli seadus sätestab, et inimesi tuleb kaitsta kahjulike keskkonnamõjude eest. meil tuleb kindlasti ka see kliimaseadus sisse. siin on säästekontrolli seadus, see kui lisandub ka veel, meie oleme siis kõvemini kaitstud. tuleb seda seadust oma tuuleenergiale aastakümneid valikuliselt kohaldatud. riik ei tegutsenud neutraalse regulaatorina, vaid pigem poliitilise tegevuskava vahendina. on ette näha, et tulevikus esitatavad tuhanded elanikud vanade lubade vastu kohtuasju. vaadake, siin on ka, oli, et kas poliitikud vastutavad millegi eest. näete, kui tulevad kohtuasjad ja tuntakse seda poliitikut, näiteks, et ta on keeranud, mõelge, ja kui inimesel ei ole voolu, külm, süüa ei ole, kas sellel poliitikul on hea olla või mitte, see on küsimus teile ise, vastake, mina ei oska ette öelda. sest mina ei tea, mina ei ole kellelegi halba teinud ja ei ole kellegi peal nagu nõukaajal koputamas käinud, et mul ei ole midagi teha. võib-olla saavad muidugi karistada, et ma liiga ei olegi käinud koputamas, see variant on ka olemas, nii et vahet ei ole. igatpidi võib saada, aga no oma südametunnistus on paigaks ja proovin ikka inimeseks edasi jääda ja olla, noh, aga õppida inimeseks ma ei oska enam. riik ei tegutsenud neutraalse regulaatorina, nad vahendina. on ette näha, et tulevikus esitatavad tuhanded elanikud lubade vastu kohtuasju. igaüks, kes kiitis tuulepargid heaks ilma tegeliku müramõju arvestamata, tegutses raske hooletuse või tahtlikult ebaseaduslikult. näete, kaks varianti võib olla. kas oli raske hooletus, siis saab tingimisi karistada ja me võib-olla nagu seal islamimaadis 20 piitsahoopi või 50 või siis tahtlikult ebaseaduslikult, kus on raskem karistus. mürakaitse tehniliste tähiste, lärm, näete, TA juhiste alusel heaks kiidetud projektid on seega ebakindlal õiguslikul alusel ja kuna TA lärm, no see on see firma või kontroll, see Saksa seadusalune, on kohaldatud ainult siis, kui selle arvutusmudelid on tehniliselt ja teaduslikult usaldusväärsed. Need aga enam ilmselgelt ei ole. näete, siin ütleb, ilmselgelt ei ole. Need mõelge. meil on ka standardi ja muu ametnikud kõik olemas, kui need on üks-ühele nagu maha viksitud, siis on või tõlgitud juba tõlkeprogrammiga, siis võib ka sinna alla sattuda, näed, kas on hooletus või on tahtlik. Need mõelge, tehnokraadid, kes tegelete selliste asjadega. Lihtinimene ei pane neid tuulikuid üles ega päikesepatareid, need on ikka tehnokraat, kes oskab neid ühendada ja paika panna. Sellises riigis nagu Saksamaa, kus kõik väidetavalt seaduste järgi toimib, anti suurtele tööstusettevõtetele lube ilmselt ilma füüsikalist reaalsust piisavalt uurimata. Ja mõiste teaduslik pettus tundub siinkohal sobiv. Näete, et siin tuli uus väike. Enne oli teaduslik ilma pettuseta sees, aga näed, nüüd tuli mõiste juurde, et see on teaduslik pettus. Ja teaduslik pettus võib-olla päästab, et see tuli hooletusega viga või ja teaduslik pettus tehti ebaseaduslikult. No, siin on kohtul tükk aega ravelemist, enne kui
asjale pihta saab. sest need sõnastused on nii imelikuks läinud juba. nii, nüüd on lihtne lühikene küsimus. Hispaania kardab järjekordset elektrikatkestust. oli ju siin hiljuti Portugaliga. Hispaania elektrivõrk on hädas üha suureneva ebastabiilse päikese ja tuuleelektrijaamade kõikuva toodangu tõttu. Riikliku elektrivõrgu operaatori hoiatused tekitavad muret, kuid kriitiline olukord jääb. kui peaaegu 6 kuud tagasi põhjustas ulatuslik elektrikatkestus Pürenee poolsaarel kaose, selgus kiiresti, et see on seotud Hispaania päikeseelektrijaamadega. näete, siis keerutati, keegi praegult meil ei räägi ka nendest ära, aga näete, siin on faktid olemas, näete, Report24 kajastas ja meie saatest oli ka olemas Hispaania seal, kus see üks tehnokraat rääkis, kes neid ehitas, et mispärast see koormuste kõikumine sagedus alla kukkus ja lükkas kõik välja, nii et võite eespoolt vaadata ja sojutab, aga kui ei viitsi, siis näete, Report selle pealt tuleb. nüüd hoiatab riiklik elektrivõrgu operaator, et elektrikaturu regulaatorid edasiste laialdaste elektrikatkestuste ohu ees. Need hoiatab, selle põhjuseks on taaskord esinenud olulisi pingekõikumisi. Need pinge kõikub, läheb ülevalt alla, siis sagedus kukub ja automaatika lükkab välja, et rahvud ja need, ütleme, inverterid ellu jääksid. ja võrguoperaatori sõnul jäid pingekõikumised lubatud piiridesse, kuid see toimus vaatamata sellele, et arvukad tavapärased elektrijaamad on endiselt võrku ühendatud. Teisisõnu, kuigi Hispaanias on pärast aprilli lõpus toimunud täielikku elektrikatkestus, pingihüpete kompenseerimine tagasi töös, rohkem gaasi, tuuma ja hüdroelektrijaami tekitavad päikese- ja tuuleelektrijaamad endiselt probleeme. see näitab taas kord, et arenenud riigi elektrivarustust ei saa tagada ainult tuule- ja päikeseelektrijaamade vahelduva elektrienergia. massiivsete ja kallite akusüsteemide kasutuselevõtt on sellele probleemile samuti elujõuline lahendus. ja lõppkokkuvõttes nüüd võtame ka selle 7. küsimuse, kas on ka graafikuid selle kohta saada selgitust, tuul, päikavad rahva talve üle elada. nii et mõelge selle koha pealt juba asja juures ise, mis kas aitavad või mitte. ja näete, lõppkokkuvõttes toodavad energiaeksperdid ainult suureneva varustuskindluse puudumise ja järsu hinnatõusu. ja lõppude lõpuks ei teki kogu see ebaõnnestunud energiapööre lihtsalt tühjast kohast. näete, nüüd siin oli siis vastus, tuleme siis suurele ekraanile, viimane on teil endal vaadata graafikuid ja et kõiki meiega pildi peal näitama, mis siin on, aga lõppkokkuvõte, mis sa ise arvad, Maarja? ja aitäh, selle koha pealt ma kuulasin sind ja mulle tuli kohe meelde see, kuidas nende suurte tuuleparkide arendusega Eestis siis nii-öelda rändstreikijad, kuidas neid seal massimeedias nimetati. noh, sisuliselt oli tegelikult tegu ju kunglarahva ja maarahva liikumiste inimestega ja poliitaktivistidega. ja nende põhiargument oligi see, et need suured tuuletööstused, mis luuakse, et seal on see müratase ja et see ei ole nii-öelda teaduslikult välja siis arvutatud või selgeks tehtud, et kui kahjulik see inimesele see müra tegelikult on. ja siis muidugi seal need arendajad kõik raiusid vastu, et ei, et kõik on hästi ja tore ja, aga nüüd vaikselt hakkab igalt poolt mujalt maailma meediast ju tilkuma, et tegelikult on asjad väga halvasti. ja kõige pullim ongi see, et kohe ju lajatati nii-öelda selle Kremli kaardiga kõigile, et näed, üritate siin segadust külvata ja ei ole nõus siin nende tuuleparkide arendusega ja keerate siin Eesti püüdluse uue energialiigi peale minekul, et aga näed,
tuleb välja, et ikkagi rahval oli õigus ja streikisid õige asja eest. aga siinkohal aitäh ja järgmise korrani. Nägemist. meil on Eestile plaan B.